Ralli.ee meeskond ühes Lõuna-Eesti nurgas Viru ralli eelsel testil saime praegu jutule Madis Vanaselja ja Jarmo Liivakuga. Teil eelmine hooaeg oli mitte täis, võib öelda, et natukene nagu üle kivide käändunud. See hooaeg te olete nüüd ilusti olnud sõnas ja pildis, olete sõitnud kõik etapid ja vaadates nüüd seda, et Viru ralli ongi nagu ekvaator etapp Eesti meistrivõistlustel, et äkki te võtate kiirelt kokku siis alates esimesest etapist teie toimetamised ja tegemised? Jah, selles mõttes, et tegelikult eelmine hooaeg, see hooaeg ma esimese sõiduga istusime Madisiga esimest korda autosse ja alustas. Me ei olnud nagu ennem koos sõitnud. Ja siis esimene läks tegelikult väga hästi. Nii Eesti ja meistrivõistluste arvestuses kui Läti meistrivõistluste arvestuses siis esikoht. Ja oli küll meil rehvi probleeme seal, aga aga kas võib öelda, et see esikoht ei tulnud kergelt, ikka tuli pusimist ja pingutamist oli kõvasti? Kuni poole peale kindlasti jah, et kuni selleni, et kui rehvid läksid, et siis teistel oli ka probleeme olnud, siis hakkasid jäledalt järgi tulema, et ega see jah, lõpp oli nagu siuke läks hästi, ütleme niimoodi, et me saime nagu lõpuks ikkagi need, isegi kui rehv läks, et me nagu väga palju kaotasime. See on nagu hea. Teine etapp sõideti talvel samamoodi Lätis. Kuidas kommenteerite seda? Seal oli siuke rohkem pusimist, et meil oli siuke Vorobjovsiga ikka päris siuke... Vorobjov seal ühel katsel sõitis nagu ei tea, mismoodi selle ulme vahe, et see on siiamaani nagu aru saamatu. Jah, täpselt, aga kas on meelest palju siis need vahed teil oma kohaga jäid? Lõppu ma ei mäletagi, aga algus oli küll seal ikkagi, ta sõitis küll esimene päev ka seal mingi vahe meile sisse, aga me nagu ikkagi võtsime tasa kogu aeg järjest ja... Ühe katsega lihtsalt sõitis eest. Ja siis ei olnud nagu enam. Ja nüüd siis kolmas etapp oli Tallinna läbi. Jah, muidu kiirus oli siuke, oleks võinud parem olla, aga jah, lõpus ei jõudnudki lõpuni, et käigu hästi nagu täna terve teise päeva jamad juba, et oli näha, et midagi nagu on üldse ja enne viimast katset siis lõpus ära läbi. Nüüd tundub, et tehnika on korras. Saime just korda auto, et just proovime katsetamisel siiamaani ühe tiiru oleme teinud. Praegu toimis normaalselt. Et vaatame teile mõne tiiru veel. Võtate nii auto katsetamisena kui ka väikse soojaks sõitmisena enne Viru rallit? Jah, siin sai radiaator autol ära vahetada, et parem nähud tuleks, et tundub, et see ka toimib ja saab ennast soojaks sõita. Ütleme siis nagu ralli poole pealt, kokkuvõtte poole pealt on nüüd kõik, et äkki sa natuke tutvustate enda autot, mis kast sul on, mis mootor? Kastiks on Samsonase 6. sekventaal. Üsna kaalult, üsna raske kast, aga toimib, ütleme. Aeglastel rallidel taas kasu pole, aga kiiretel rallidel on päris hea. Mootor on BMW M3, pärit siis mudel uuema põlvkonna pealt S54 tähistusega. Päris originaal ei ole, aga peaaegu, et natuke energia aidatud võimsust on natuke üle 400 hobujõu. 415 vist oli viimati. Ja selles mõttes peaks ta olema teoorias üsna siuke töökindel mootor. Tegelikult kui siin vaatama hakata, ega siin autol tegelikult väga palju originaali ei ole, et pealt siluett paistab nagu originaal välja, aga kui nüüd süvitsi minna, siis kogu vedrustus ja kõik asjad on täitsa veidjad. Ja ma näen, et vedrustusena kasutate te Reigerit. Jaa, Reigeri, ta on küll siuke lihtsam Reigeri variant, aga Reigerit jah. Ja tagatihver on pärit korpus on siis 7 BMW oma, E32 oma, poolteeled on spetsiaalsed, kogu tagatihvri raam kõik on ise tehtud. Kõik need õõtsoovad ja kõik asjad on ka selles mõttes ei ole tihased olleg. Nii öelda käsitöö ikkagi? Nad on jah, selles mõttes käsitöö, et esiotsed õõtsad on küll Weissbergi oma, selles mõttes me pole need ise teinud, aga jah, ta ei ole standard. Roolilait on Sellholm, ka vähe kiirem rool kui originaal. Ümberehitamist on olnud kõvasti? Jah, et esialgu selle ralliauto ehitamine tundub siuke pealt näha lihtne, et mis kõik reha lisaks ja paned mootori peale ja sõidad, aga kui sa nagu tahad asju korralikult teha, siis peab päris palju ütelda. Madis Vanaselja
ja Armo Liivak, ilusat testi ja edukat esinemist Viru ralli. Suured tänud!